Me eile vaatasime sinu ettekande slaide ja ma märkasin, et saalis mitmetel tulid pisarad silma. See, mis Krasnojarskis tuleb teha, ei millestki. Et postkaardid, lihtsalt postkaardid ja sa paned välja seinale ja see on kultuur. Või sa teed ühe kinda, paned selle välja, siis on kultuur. Ja. Et kui, mis ongi tõsi, kui väiksest elemendist algab kultuur ja sinu ettekanne eile tegelikult näitas seda kõigile. No ja me teeme palju näitused. Minu esimene näitus oli Eesti postkaardid. See minu vanaema albumist. Minu vanaema oli sündinud siin Tartumaal Haslavas ja kõik see elu ta sai palju Eesti postkaardid, jõulu postkaardid, lihavõttepüha, kõik. See oli esimene näitus. Olid palju teine näitused, näiteks Eesti graafika, Eesti Kunstiakadeemias ka oli suur näitus Sibiri eestlased ja Eesti kunstitekstiili näitus ja meil oli ka Eesti Draamateater Krasnojarskis ja meil oli suur projekt Eestimajas, see suur tekitud. Ta oli eksponeeritud Krasnojarski raamatufestival, see 100 meetrit raamatufestivalil Setu-Haida külas ja sel aastal märtsil oli Peterburis Vene Kunstiliidu kunstitekstiilifestival, rahvusvaheline kunstifestival. Teine see oli suur projekt kinastefestival. Praegu meil on suur kino 2 meetrit, ta oli eksponeeritud mitu korda. See on meie simbol ja me kinkame igal talvel palju kinkad. Me kinkime haigetele lastele. Teeme ka näitus. Praegu Krasnojarskis maikuus oli Eesti kultuuripäevad ja raamas oli ka meie näitus Sibiri eestlased, see oli etnograafia näitus. Ma ei räägis midagi, see näitus oli palju. Sibiris on olemas oma väike Eesti maailm, on ka Narva, Uus-Petseri, Polanka, Uus-Petseri Eesti külad, Ülemsuidu, kus räägivad eesti keel, setu keel, võiru keel. Ja mis veel? Me võtame osa kõik linnanäitusel, meil on suur projekt Seto Pitspidu, see oli suur projekt, mina olin see projekti autor ja meil oli ka näitus Krasnojarski kunstimuseumis, Krasnojarski Seto festivalil ja praegu ta asub Krasnojarski sõpratumajas. See näitus, see meie töö, käsitöö. Kus te oma raamatuid ja kultuuri hoiate Krasnojarskis? No meie raamatud, kus me töötame raamatukogus, välisosakonnas, seal toimub ka meie Eesti fond, umbes 2000 raamatuid. Ka vene keeles, kui ükskord oli Krasnojarski raamatufestivalil oli 2 ajakirjandused, venekeelsed Eesti kirjandus, KPD Aleksandra ja see fond on ka raamatukogus. Ja maikuul, kus meil oli suur raamatunäitus, kõik 100 Eesti. Ja seal oli ka kunst, sport, kõik ja Eesti kirjandus välismaalt, kui me saime kingitus Los Angelesist, 500 raamatut Los Angeles. Eesti kirjandus Nõukogude ajal Ameerikast ja
Soomest ja Rootsist ja. Praegu on see, et on siin festival, aga millised sündmused teid Eesti kultuuris nüüd ootavad, kui te lähete tagasi? No, mida ma ootan? Me töötame, me elame edasi ja me lapsepõlvest me armastame Eesti kultuur, Eesti toidud, no kõik. Me oleme Eesti patriootid Siberis. Aga ilmselt on just nii, et väga väiksed asjad, mis tähendavad Eestit, on tähtsad. Sest siin ümber... Meil on kõik tähtis Eestis, ja. Kus me vaatame, me mõtleme seal, kus me oleme tagasi Siberis, võib-olla me teeme teine projektid. Suur osa Siberi eestlased kunagi Eestis ei käinud, aga nad armastavad Eestimaad ja nad mõtlevad, arvavad, et Eestimaa on parim maailmas. Ja. Kuidas keele õppimine on? Kuidas te saate? Keele õppimine on natuke raske, kui maal Eesti külad nad räägivad hästi eesti keelt, aga suur linn Krasnojarskis elavad 1 300 000 elanikud. Krasnojarskis kraj elavad 153 rahvast ja see suur linn, meil puudub metroo ja me kohtume ainult pühapäeval, meil on pühapäeval kooli, kes tahab õpib eesti keelt internetis, aga maal see puudub internet, näiteks Siberi Setomaal see on väga raske, see internet ei töö. Aga linnas see näiteks noored, kes elavad, kes õpivad Krasnojarstis, aga need on Siberi Setomaalt, nad õpivad ja nad töötavad ja iga laupäeval nad sõidavad tagasi külas ja nad töötavad seal, need on loomad, need on kartulid, need on palju tööd seal. Aga nad tahavad eesti keele õppida, aga seetulased, nad tahavad seetu keelt õppida, aga see ei võimalus, nad laulavad seetu keeles. Siberi Krasnojarski kraj elavad umbes 4000 eestlased, nendel on 3000 seetu. Ja seetu ei taha eesti keele õppida, nad tahavad seetu keel ja palju, näiteks Siberi Räpinast, kus oli sündinud minu ema, seal oli võõru keelt ja inimesed, kes oli sündinud Räpinas, nad räägivad võõru keelt. Aga kuidas on nende küüditatutega? Kas küüditatute lapsed ja lapselapsed on ka teil Krasnojarskis või on ise siit Eestist läinud inimesed põhiliselt? Не понимаю, ma ei saa aru. Deportaatsia. Jaa, see on, need elavad tagasi eestlased ainult mitmes perekonna. Aga on seal Krasnojarskis? On veel. Kes on saadetud Eestist? On. Aga nende lapsed? Väga raske eesti keelega. Aga kas nad oma lugusid kirja panevad või? Nad huvitavad, me organiseerime iga aastal Eesti kinopäevad linnas ja ka külas, nad vaatavad filmid eesti keeles. Natuke räägivad, jah. Täiskasvu, kaketi, igapäevane leksivad, nad räägivad. Anna mulle leiba, tahan sööma, kõik räägivad see, aga teine teema, see on natuke raske meile, kui mina üldse ei õppinud eesti keelt ja ma elan üksinda, mul puudub praktikat. Aga kuidas sinu ema siis sattus Siberisse? Minu ema on sündinud Siberis juba. Aga tema vanemad? Vanemad on sündinud Eestimaal. See on väga raske ajaloo. Kas nad on deporteeritud? Ei ole deporteeritud. Ta töötas Peterburis, seal oli väga raske elu ja oli võimalus tagasi olla Eestis ja see väga keeruline perekonna ajaloo.